Euroopa jääb pimedaks. Aeg-ajalt, vaid mõneks sekundiks, lähevad lennukite autopiloodid rivist välja. Mere peal olevad laevad unustavad, kus nad asuvad ja pankade maksesüsteemid lihtsalt hanguvad. Keegi ei teadnud täpselt, mis seda põhjustas, kuni ühel suvalisel päeval sai Texase ülikooli GPS-professor Todd Humphrey kummalise vihje vaadata aastate pikkusest avalikust andmestikust 2 konkreetset kuupäeva. Näete, GPS töötab umbes 30 satelliidist koosneva võrgustiku kaudu, mis tiirlevad 10 000 miili kõrgusel sinu pea kohal. Igaüks neist saadab pidevalt 2 asja, kus ta asub kosmoses ja mis kell on. Täpsus nanosekundini. Kui soovid aru saada, kuidas see kõik töötab, saad vaadata Verstatiumi videot siinsamas. Lihtsalt öeldes, kuulab sinu telefon, auto või lennuk korraga vähemalt 4 neist ja arvutab välja sinu asukoha. Aga vaata, need satelliidid liiguvad kosmoses kiirusega 8000 miili tunnis, neid mõjutab gravitatsioon ja aeglustab relatiivsusteooria ning nende kellad lähevad iga päev nii palju nihkesse, et sinu asukoht võib nihkuda miilide võrra. Nii et kui keegi neid ei jälgiks, laguneks kogu süsteem mõne tunniga koost. Siin tulevadki mängu seirejaamad. 100 suured antennid, mis on üle kogu planeedi laiali, teevadki ainult seda, et kuulavad terve päeva satelliite, mõõdavad, kui palju igaühe kell on nihkesse läinud ja saadavad parandused tagasi sinu telefoni, et su telefon ei asetaks sind valesse maailmajaosse. Ja kuna need andmed on teadlaste jaoks nii väärtuslikud, avaldab enamik neist jaamadest oma salvestised tasuta internetis. Kui professor Humphrey selle andmestiku läbi töötas, leidis ta, et iga vastuvõtja üle Euroopa oli viimase 7 aasta jooksul täpselt samal hetkel 75 korda mustaks läinud. Et katta nii suurt ala, pidi allikas asuma vähemalt 700 miili maa kohal, mis tähendas, et see pidi olema satelliit. Pärast 2 aastast jälitamist kitsendas Humphrey selle Cosmos 2546-le Vene satelliidile, mille tegelik ülekanne on jälgida lähenevaid tuumarakette. Aga kui Venemaa tahaks, võiks ta pimestada Ameerika GPS-i, Euroopa Galileo ja Hiina Beidou, jättes samal ajal Venemaa enda GLONASS-i puutumata. Väike sageduse nihutamine ja natuke rohkem võimsust ning Venemaa võiks pimestada lennunduse, laevanduse ja panganduse üle terve mandri nii kauaks, kui ta soovib.